Tere hea vaataja! Eelmisel suvel me käisime vaatamas sedasama punast autot ja siis rääkis Andres väga kindlalt, et see auto jääb kindlasti ka tänavatele sõitma ja tema seda autot ainult räägi jaoks küll ehita, aga nüüd tekib küsimus, et mis asi see on, et tänavaautoled? See on summuti. Summuti, jah? Nii palju, kui sellest järgi on, ütleme siis sedapidi. Jalakäijatele nagu ebamugav jälle natuke? Jah, ega ta ka enam tänava peale ikkagi, nagu ütled, mõtled ühte, läheb millegipärast asi teistpidi. Väga tänava peale praegu ta ka jälle ei kipu. Okay. Ütleme nii, et eks alati on võimalik mingi tagasitee veel teha, aga ma arvan, et selle autoga enam mitte. Selge. Kuule, aga vaata, mis sul kapoti all on. Vaatame. No esimene asi, mis mul siin kapoti peal silma hakkab, on kohe see sisselase, et eelmine aasta sul küll sellist asja siin ei ole. Väike muudatus sai tehtud, kuna sai räägitud, et õhku on vaja mootorisse saada, et saaksid ka seda jõunumbrit kätte. Siis on siuke suht paratamatu teemas, et sa pead siuksed asjad lükkad ära tegema. Et see sai võetud jah 4 mm alumiiniumist, vähe siin uuritud ühe teisel, kes kuidas on teinud need sisselasked ja vastavalt sellele see võetud tehtud siuke kirst siia peale. Aga hetkel töötab väga hästi, midagi halba öelda ei saa. Kas see põhimõtteliselt sul see alumine osa ploki pool on põhimõtteliselt sama, mis eelmine aasta või? Ei, alumine osa kõik on vaetatud. Et vana mootor, alumine plokk sai müüdud eelmine aasta üldse Soome maa. Kuna seal oli puuritud kõvasti jämedamaks juba kolb sisse ja see aasta, kuna me tahtsime minna suuremad jõudu püüdma, siis põhimõtteliselt on originaalplokk, originaal ülsi paksus sein. Et ta on nähtud nagu Viljarigi oli, et lööb ülsi puruks ja mida rohkem sa läbi puurid seda, et jätta seda liha alles. Kas ta on sul siis mahu poolest on endiselt 2,9 või? Nüüd on 2,9 uuesti tagasi, eelmine aasta oli ta 3-liitrine. Okay. Et see on nagu sama terve alumine otsa ei võetud, nagu ma ütlesin, teine plokk, saadetud Soome ergonestusse, sinna väntvõll, kepsud, kolvid, tasakaalu kõik pandud, et nüüd oli vaja ka see aasta pööret kõvasti juurde anda. Kui eelmine aasta käis meil siin natuke üle 7000 pöörde mootor, siis see aasta jookseb 8500 pööret juba. Okay. Et päris oma jagu. Et vastavalt sellele sai uued nukkvõllid, Soomes lastud custom nukkvõllid teha ja ütleme praegu see maksimum vähenda ja hobujõumoment ongi seal üle 7000, et igati hea, täpselt see pööre, kus me tahame rajal kasutame, siis selles pöördes me ka sõidame, maksvähene hobujõud. Ja eelmine aasta sul oli ka vist turbo oli natuke väiksem? Jaa, ütleme siin on nii palju, kui kõik räägivad siin oma jube hea holset, siis mõtlesin okei, läksin ka selle jututeed ja mõtlesin, testime ise ka siis ära. Suur aitäh muidugi KKD-le, kes nagu andis meile Pro 52 natuke mõistliku hinnaga, muidu see maksab väga palju. Ja Dünos sai käidud paar nädalat tagasi sellega, siis saime mootorist 930 hobujõudu ja 1060 newtonit väänet. Ja nüüd jälle mille taha, nüüd on turbo mille taha, liiga väike. Lootsime maagilise 1000 hobujõu piiri ära võtta, aga kahjuks selle turboga ei ole võimalik enam, Ehk on vaja suurem panna? On vaja suurem jah, et kompressor on liiga väike sellel, et selle 1000 hobujõu jaoks. Aga kuidas sul selle mootori alumise osa palju see veel peaks kestma? No eelmine aasta ma rääkisin just teema oli selle väntvõlli teemast, et kindlasti tuleks ära vahetada asja, aga talvel sai kõvasti tehtud seda uuringut, kes mida on ehitanud, kuidas on tehtud. Ja siis tuli välja tegelikult on USAs, mis 4-liitriseid blokke tehakse, on umbes samasugune väntvõll samast materjalist ja nendega minnakse ikkagi üle 1000 jõu. Ja nemad arvasid, kuna see on 2,9, käik on väiksem stroke, siis kindlasti kannatab see ka veel rohkem, et ütlesid ära selle pärast muretse. Et pigem oligi just, et ära nüüd muuta kaane nukkvõllid, asjad sisselasked, väljalased sai vähe modifitseeritud, suuremad pihustid ja siuksed asjad suurem interkuulel jahutuse jaoks ette. Need asjad ära, aga praegu töötab nagu kõik väga hästi, et ma küll lootsin nüüd ennem viimast etappi Soomet, et ma saan Rootsist teise turbosia, mis on gramm suurem ja saame selles, ütleme, maagilise 1000 jõu piiri kätte. Ja oleks vähe lihtsam ka minna püüdma seda 8 sekundit, mida nagu tahaks teha sellega saada, et hetkel on parim aeg on 9,2 sekundit 244 lõppkiirusega. Ma saan, et kapoti all on eks ole päris palju muutunud, aga see ei ole ka päris tänavaauto detaili? Järjekordselt ei ole, jah. Ütleme, on see Tartu maantee liiklus nagu ta on, aga tegelikult siukseid asju veel pole vist sinna vaja. Et see on nüüd pidurdusvari, et see on tingitud sellest lõppkiirusest, mis on 400 meetri lõpus sõidad.
reeglistikus on kirjas, kui lõppkiirus ületab üle 240 km tunnis, siis peab olema pidurdusvari. Ja reeglite järgi ta on, ütlen ausalt, tegelikult pole veel kordagi lahti tõmmanud, kuna siin Eesti etappidel, kui sõita on nagunii keeratud jõudu nii palju maha ja meil oli siin 10-0 indeks, siis saab lõpetada kuskil seal 220 lõppkiirusega. Aga nüüd kindlasti see viimane tulenädalavahetus, mis Alastoro üritus tuleb, siis on kindlasti ma pean seda kasutama. Sest kuna mootor nüüd sai viidud ka viimase, ütleme nii palju, kui see turbo on suutlik selle piirini, siis ma arvan, see lõppkiirus hakkab sinna 250 juurde küündima ja maha pidurdamiseks teda on vaja, muidu ei saa lihtsalt piduritega enam pidama lõppu. Aga räägimegi nüüd nädalavahetusest, et reedel on minek. Reedel on minek Soome. Et hoiame pöialt, nagu ütlesin, et jubedalt tahaks selle maagilise 8 piiri ära võtta, 8,99, aga hetkel, no vaatame. Terve eelmine nädalavahetus pühapäev sai oldud, üle-eelmine nüüd juba, sai oldud Haapsalu lennuväljal veel seadistatud auto silla amorte ja vedrukäike, et saaks selle stardi võimalikult heaks, et pigem on praegu, ma näen, et seal kinni see. Teine asi on muidugi rehvi laius juba, siukse pea 1000 hobujõu juures. See 11,5 rehv on niivõrd kitsas, et seda maha saada on väga raske. Ega sulle sinna ilmselt laiem alla ei mahu ka enam? Ei, oleme proovinud korra panna grammike suuremat, aga nende rehvide ja välja järgi sai see koobas ehitatud autole ja ütleme, nagu natuke paned juurde, hakkab juba pihta käima. Et see on ka piir, aga no, esimese raksu, kui võtsime tegelikult selle auto üldse piiriks, oli 10-0, 9-9. No, me oleme sealt praktiliselt sekundi veel maha võtnud, et ütleme, ega selle, ma arvan, selle auto piir ongi käes ka nüüd. Et ütleme, sellist olulist edasi ehitamise plaani enam rohkem ei ole? No, ma arvan, et siin hakkavad juba järgmised probleemid tekkima nüüd jälle see mootor ja nende poolel, et käigukast on praegu 1000 jõu jaoks kindlasti, aga siin suve keskel, kui käisime nüüd Alastarost Drag Race Weekil, kus sai Pro ET klassis teine koht võetud, siis seal oli 3 päeva jutti, kui ikkagi lased selle väga suure jõuga, siis peale seda oli vaja käigukasti kettad ära vahetada, sest ta lihtsalt tapab need ära. See jõud on juba nii piiri peal, et ütleme, läheks siit veel edasi, siis nüüd oleks juba järgmine käigukasti vahetus. See pidamine on ka, eks ole, ju hoopis teine tubakas. Ei, absoluutselt, et just seesama see start maa saamine tegelikult kogu see stardis ongi see hea aeg praegu kinni, et miks käisime ka seda silda tegemas, et nüüd tundus, et sai paremaks, eks nüüd ole Soomes näha, mis nädalavahetuse nagu juhtub sellega ja mis aja me sõidame. 9-1 ma arvan kindlasti, 9-0 ka, aga see 8-99 on praegu jah, veel on küsimärgi all, aga oleks ilus. Oskad sa öelda, palju sinna eestlasi Soome läheb üldse? Tegelikult on Eesti meistrivõistluste etapp, eks ole? Ja just nimelt, et esimest korda, kusjuures ennem on peetud küll Lätis. Eelmine aasta Pikernikil oli Eesti viimane etapp oli viidud Lätti, aga Soome praegu minu teada on 3-4 klassi. Oli 3 autoklassi ja üks tsikliklass oli kindlasti registreerinud, et ma ei ole sellega väga täpselt kursis. Aga igastahes meie street moodi klass on seal olemas. Eestis, kui me sõitsime 10-0, siis Soomes on meie indeks 9-0. Kuna kõigil on autod nii palju võimsamad, siis seal liimi peal nüüd maha keerata pidurdada, nagu keegi eriti väga ei tahtnud. Et see läks seda pidi. Kes siin veel street moodi sõitma läheb? Street moodis on veel Gunnar Saar Audi A4-ga. Muidu oleme selle roolis näinud Mati Põldu. 1,8 liitrine Audi. Jah, 1000 jõudu. Segased selles suhtes, et motopargis või kus nad nüüd käisid sõitma, see lõppkiirus 260 ja sõitsid ka 9,3, kui ma õieti mäletan, või 9,2 kerget midagi. 9,3 oli vist ikka. Et Soome tuleb veel välja juba Motors 24-st tuttav universaalkirjaga BMW M3, kes enne pole liimrajal käinud. Tean, et tema vahetas ka seal poolassid asjad ära, et suudaks sellele vastu panna. Tegelikult oli viimane kord Speedestil juba lõhkus ennast ära. Speedestil ta läks pool telk katki. Jah, pool telk katki, et see pani juba tugevamad. Ja siis Lauri Soots juba ka, kes on aastaid sõitnud. Eelmine aasta sõitis ka juba väga kiiresti Soomes. Just 9,5 keskel, aga ma arvan, et see aasta ta võtab ka selle 9 piiri või madala 9 kindlasti ära. Et jõudu peaks seal nüüd olema ja võimalusi sellel autol. Suurtest klassidest, mis seal on Outlaw kindlasti, mis teeb võib-olla eriliseks selle, et sõidab seekord ka Viljar Outlaw klassis. Muidu Eesti etappe pole ta ikka tükk aega sõitnud, aga seekord tuleb rajale. Ja täna street ja tsiklite kast, kes tuleb välja.
ühesõnaga, kellel võimalik, siis minge Soome vaatama, kuidas eestlased võitlevad soomlastega ja tegelikult läheb ka nendega kaasa Väints, kes võtab selle kõik seal toimuva, võtab linti ja kes kohale ei jõua, saab pärast vaadata Motorsist. Ja ongi kõik. Tšau! Kõike head!